Raudmees on oma autoga otse vette kukkunud. Vaatame videot. See on Raudmehe auto ja see on otse veekogusse kukkunud. See on hullumeelne. Ma olen kindel, et see on tema auto, sest meil on video, kus ta istub sees. Nii et viskame magneti sisse, et teada saada, kas see kõik on tõsi või on see võlts. Võib-olla leiame täna päris Raudmehe auto ja poisid, tundub, et ma sain midagi kätte. Wow, mis see on? Wow, see on päris Raudmehe kiiver. See on uskumatu. Me leidsime selle vee alt, nii et see kõik võib olla tõsi. Mind on alati ajendanud soov seda ise proovida. Okei, laseme selle käiku. Mis? Jarvise süsteem ei tööta. Jarvis, leia teine komponent. Komponendid. Jarvis ei tööta. Me peame jätkama magnetpüüki. Ei, võib-olla leiame magnetiga kogu Raudmehe kostüümi. Okei, proovime seda teha. Ja, ma tunnen midagi. Okei, midagi punast tuleb välja. Ohoo, see on uskumatu. Me leidsime Raudmehe Glazeri kinda. Okei, paneme selle siis peale. Filmis nimetati seda asja Rippli kindaks. Aga vaatame, kas see päriselt ka töötab. Päriselus. Mis? See asi on päris. See asi on väga ohtlik. Aga kutid, see võib tähendada ainult üht. Päris Raudmees on kusagil vee all. Lähme ja aitame teda. Sellepärast jätkamegi praegu magnetpüügiga, kutid. Ja mul on magneti küljes midagi väga rasket. Vaatame, mis see on. Midagi punast tuleb veest välja. Issand, kutid! Wow, see näeb välja nagu osa autost. Auto kapott, nagu me video alguses nägime. Aga kutid, kui teile meeldib Raudmees ja teised superkangelased, siis ärge unustage sellele videole praegu meeldimist panna. Aga mis see asi on? Kui me leidsime ainult osa Raudmehe autost, siis see võib tähendada ainult üht asja. Kogu auto on hävitatud. Aga see asi tundub mulle kuidagi kahtlane. Mis? Kutid, kas see on pomm? See on tiksuv pomm! See on taimerpomm! Me vajame superkangelast, kes aitaks selle pommi kahjutuks teha. Superkangelane! Oodake, kutid! Ma olen superkangelane. Ma olen Raudmees. Proovime selle pommi kohe kahjutuks teha. Aga taimer tiksub ikka veel. Me peame kiirustama. Millise juhtme me peaksime läbi lõikama? Valge, kollase või punase? Me peame kiirustama. Me peame kiirustama. Mida Raudmees teeks? Mida Raudmees teeks? Ma arvan, et Raudmees lõikaks punase juhtme läbi, eks? Proovime siis seda. See töötas. See töötas. Me peatasime pommi. Me oleme päästetud. Me oleme päästetud. Aga see võib tähendada ainult üht. Keegi üritas rünnata. Keegi üritas Raudmehe autot õhku lasta. Aga see tähendab, et me peame jätkama magnetpüüki, et teda päästa. Lähme. Me peame superkangelasi päästma, kutid. Ja kui te ikka veel vaatate, siis ärge unustage minu kanalit tellida. Ma tunnen midagi. Ja ma näen midagi punast. Issand, kutid. Mis see on? Mis see asi on? See näeb välja nagu veel üks osa Raudmehe ülikonnast. Paneme selle selga. Jah, nüüd näen ma järjest rohkem välja nagu päris Raudmees. Aga vaadake siia, kutid. See on Raudmehe soomus ja selle sees ei ole jõureaktorit. Sellepärast Jarvis ei tööta täielikult. Ja see kinda ka ei tööta korralikult. Me peame leidma oma reaktori, et see sisse panna ja saada ülikonna täielik võimsus. Aga kutid, kui Raudmehe ülikonnal pole energiat, tähendab see, et Raudmees pole kaitstud. Ta võib ikka veel vee all olla. Aga mis siis, kui meie reaktor ei ole vee all? See võib olla kuskil lähedal. Otsime selle üles. Lähme, kutid. Me peame ikka veel leidma, kes ründas Raudmeest. Aga mis see on, kutid? See näeb välja nagu jalgratas ja sellel on ämblikmehe stiil. Issand, see või tähendada, et ka ämblikmees on asjasse segatud. Vaatame järele. See on Raudmees, kes istub oma autosse ja siis, issand, Raudmees purustab midagi linnas. See on hullumeelne. Mis toimub? Ja siis, ta lendab minema. Tõeline Raudmees. Hei, ämblikmees, nad on koos ja purustavad linna. See on hullumeelne. Nii et see võib tähendada, et ämblikmees on asjasse segatud. Aga mida see kõik võib tähendada? Mehed, mul on üks idee. Võib-olla saame kasutada seda ämblikmehe ratast, et leida meie reaktor ja kogu Raudmehe ülikond tööle panna. Wow, see töötab. Mulle meeldib see. Lähme. Wow. Hei, kutid, mis see on? Issand, siin on midagi kummalist. Ja see asi näeb välja nagu tanamõõk. See on väga ohtlik, aga kutid,
miks see nii väike on? See on kuidagi imelik. Kas Tana on ka selles asjas osaline? Aga see mõõk on nii väike. Jah, sellega saab võidelda, aga ainult siis, kui oled tennist mängiv laps. See on imelik. Meil on ikka veel vaja leida raudmees, ämblikmees ja mõned osad sellest raudmehe ülikonnast. Olgu, otsime edasi. Võib-olla leiame siit lähedalt veel midagi kasulikku. Nii et vaenlased võivad olla lähedal. Peame neid otsima. Hei, mis see on, kutid? Midagi, mis näeb välja nagu raudmehe asi. Ja kutid, see on raudmehe sülearvuti. Päris kõndiv märkmik. See on hullumeelne. Olgu, vaatame selle pealt mõningaid faile. Jah, tundub, et raudmees töötas siin millegi kallal. Mängime selle video ette. Issand, see on raudmees. Ja ta töötab lõpmatuse kindaga. See kinnas kuulub Thanosele ja seda kinnast hävitatakse. Raudmees hävitas lõpmatuse kinda. Sellepärast võis Thanos otsustada raudmehe auto õhku lasta. Ma ei tea ikka veel, kas see kõik on päris või võlts, aga me leidsime mõned failid, mis on seotud päris raudmehega. Poisid, ma arvan, et me peame tagasi minema ja jätkama magnetpüüki, et leida meie reaktor ja proovida raudmehe ülikonna täit jõudu. Okei, lähme tagasi. Poisid, mul on alati tunne, et keegi jälgib meid. Keegi nuhib minu järele. Kui te märkate midagi kummalist, kui te märkate mõnda superkangelast, kirjutage kommentaaridesse. Aga viskame magnetit edasi. Ohoo, ma tunnen midagi. Veel üks asi tuleb veest välja ja see on ka raudmehe stiilis tuli. Vau, see on veel üks osa raudmehe autost. Kindlasti, see on punane ja kuldne, aga see tähendab, et me leidsime selle auto ligikaudse asukoha. Viskame samasse kohta edasi, nii et raudmees ja ämblikmees võivad ikka veel vees olla. Viskame edasi. Võib-olla leiame veel osi, mis on seotud meie raudmehe sarjaga. Ja jah, midagi punast tuleb jälle välja. Vaadake, kutid. Issand. Vaadake, mida me leidsime. See on päris raudmehe lendlaud. Vaadake, kui lahe see välja näeb. Okei, kutid, ma arvan, et me peame seda proovima. Okei, proovime ülikonda käivitada. Vau, see tõesti lendab. Vau, see lendas välja. Aga kutid, see on hullumeelne. Mis? Koordinaatide edastamine. Kiiver ütleb, et ohtlik objekt on leitud. Ohtlik objekt on tuvastatud. Võib-olla on see kaarreaktor või võib-olla on see Thanos. Läheme sinna ja leiame selle üles. Maa vasakul, maa tegijad. Olgu, midagi väga õhtlikku peab kuskil lähedal olema. Hei, mis see on? See on kiiver. See näeb imelik välja. Aga kutid, see on Thanose kiiver. Aga miks see nii väike on? Aga Thanos on ju nii suur. Paneme selle pähe. See on isegi minu jaoks väike. See on kuidagi imelik, sest see kiiver on väike. Sama väike nagu see mõõk. Äkki see oli mingi beebi Thanose kiiver või mis? See on hullumeelne. Ja tundub nagu mingi cosplay või ma ei tea, aga kõik need raudmehe ülikonna osad tunduvad päris ja mõnusad. Mulle meeldivad need väga, aga me ei leidnud kahte väga olulist asja. Tony Stark, keda tuntakse ise raudmehena, ja kaarreaktor. Me peame otsimist jätkama, kutid. Ohtlikud tüübid võivad lähedal olla ja ma hakkan ennast filmima. Vau! Mis on nii hele? Vau, see on nii ere. See on kaarreaktor. Reaktor. See on see asi, mida me otsisime. See sobib siia. Ja ma saan raudmehe ülikonna täieliku jõu. Lõpuks. Vau, see on nii lahe. Okei, paigaldame selle. See on siis tõehetk. Ma paigaldan kaarreaktori otse oma ülikonda. Teeme selle kohe ära. See töötab täielikult. Nüüd saame raudmehe ülikonna kogu võimsust katsetada. Okei, teeme selle kohe ära. Mis? Viga? Mis sorti viga? Me ühendasime kaarreaktori ja kogu ülikonna. Aga miks see nüüd ei tööta? Võib-olla peame raudmehe sülearvutist rohkem üksikasju teada saama. Olgu. Kuidas raudmehe ülikonda käivitada? Oota, mis? Need on mingid videod, vaatame neid.
ma panen kokku oma ise tehtud superkangelase kummaline kostüümi. tüüp ehitab seda raudmehe ülikonda. Oota, see ei ole Tony Stark. Alustame punase alusega. Haiseb plasti järgi ja tema kaunistab autot. Oota, see on lihtsalt cosplayer, mitte päris Tony Stark. Lõpuks. Ja tal on sõber, ämblikmees. Nad kannavad cosplayerid. Issand jumal, see on nii võlts, pole võimalik. Nii et kogu see kostüüm ja auto, mida me video alguses nägime, on lihtsalt võlts. Siil oli 2 cosplayerit, kes üritasid kogu linna muljet avaldada ja pärast seda kukkusid nad sinna veekogusse. Issand jumal, kutid! See teeb mind natuke kurvaks, aga igatahes, see oli tore seiklus superkangelastega. Loodan, et teile meeldis. Ja ärge unustage videole meeldib vajutada ja minu kanalit tellida. Kui soovite näha rohkem superkangelaste videoid päriselus, igatahes, minu nimi on Love, aitäh vaatamast, nägemist! Aga kuidas see lendas? See lendas kuidagi. Head aega, sõbrad!